Tere hommikut kõigile. Et veidikene mõtlik täna selles mõttes, et lugesin siis öösel uudist, et meie seast on lahkunud siis muusik Gameboy Tetris. Et kahju, et selline noor muusik ikkagi, 40-aastane, kellel elu ees veel oli, et pidi lahkuma pelgalt sellepärast, et ta ei saanud õigel ajal piisavalt abi ja ei leidnud enda kõrvale inimesi, siis kes oleks teda võtnud sellisena, nagu ta on, koos oma mõtete ja tõekspidamiste ja abivajadustega, et ma ei tea tema viimast käekäiku, aga oskan öelda pigem seda, et meil on Eestis selle abivajamispoolega ikkagi väga-väga raske selles mõttes, et kõik võimalikud arstiajadeks hingeabile ja üldse selles sektoris abi saada õigel ajal on sisuliselt võimatu. Ja ütleme, vaadates praegu majanduslikku olukorda Eesti riigis, siis maksta 100 kuni 200 eurot ühe tunni eest, et minna siis kuskile rääkima oma muresid inimesele, kes oskaks sind aidata õigele teele. Seda raha ei ole paraku kellelgi väga võtta, kaasa arvatud muusikutel, et see on ikka väga suur summa. Ja ma leian, et selle poole pealt peaks siin Eestis nagu see olukord paremaks minema selles mõttes, et ka ise olen kunagi vajanud hingeabi, kui kaotasin oma ema 23 aastat siis tagasi ja samuti ei saanud siis kuskilt piisavalt abi, et rääkida oma muredest, mõtetest ja nüüd 23 aastat hiljem pole Eesti riigis mitte midagi paremaks läinud. Nii et veidikene teeb nagu kurvaks siuke asi, et õigel ajal, kui loomeinimesed nagu abi vajavad, siis nad seda ei saa, sest ütleme, kui sa oled muusik või kunstnik või loomeinimene, siis sul on ikkagi niimoodi, et sa oled rohkem hingelisem, loomingulisem ja emotsionaalsem ja abi oleks nagu õigel ajal väga-väga vajalik, sest kui me võtame näiteks nüüd selle Avitsi juhtumigi, siis ma ei tea, kui sa ei ole näinud, siis vaata ära see film tema eluloost, et ma usun, et seal on sarnaseid paralleele, millele nagu tähelepanu juhtida, et märke, mille järgi ära tunda ja kui sa vaatad seda praegust videot ja postitust ja sa tunned, et sinu lähedastest ka keegi vajab nagu abi, siis ole talle olemas selles mõttes, et tihti on niimoodi, et abivaja tahab lihtsalt rääkida, et rääkida ennast tühjaks, oma mõtted, asjad, ilma et keegi hakkaks teda suunama sellele rajale, et tee nii, tee naa ja ära ole depressioonis, ära ole negatiivsete mõtetega, ära ole see, ära ole too, et tihti tehaksegi sellega viga, et hakatakse nagu õpetama ja targutama ja mõnitama, et justkui inimene on ise selles süüdi, et ta selles olukorras on, nagu ta on, eks ole, et me kõik sünnime siia ilma erinevate omadustega, et ei saa nagu võtta selle järgi,
et kui sul on nagu psüühilise poole pealt kõik hästi, siis teisel on täpselt samamoodi, et me kasvame üles erinevates perekondades, kus on siis erinevad tõekspidamised, arusaamised ja kasvatusviis, et samuti tulles nüüd selle Game Boy Tetrase juurde tagasi, et ega ma ei tea tema lapsepõlvest midagi, ma ei tea tema tutvusringkonnast mitte midagi. Ma tean ainult seda, mida tema näidata tahtis, eks ole, väljaspoole endast. Aga kui kuulata tema neid viimaseid podcast'e ja vestlusi, mis on YouTube'is saadaval, siis ilmselgelt tema hing karjus tegelikult selle järele, et oleks keegi, kellega saaks nagu reaalselt rääkida kõigest. Ma ei tea, kas tal oli keegi, kellega ta sai rääkida, aga nagu näha, olukord lõppes nii, nagu ta ei oleks pidanud tegelikult lõppema, nii et 40-aastaselt ikkagi lahkuda tipus oma muusikakarjääri sisuliselt alguses. Et kurb. Ma loodan, et inimesed, kes vajavad päriselt hingeabi, et nad ikkagi jõuaksid õigel ajal abipakkujate juurde, kas siis oma lähedaste näol või siis professionaalse abi juurde, et äkki see olukord siiski paraneb siin Eesti riigis ja tuleb juurde neid inimesi, kes oskavad selles valdkonnas abi õigel ajal anda. Aga jah, ei taha sellise kurva noodiga tänast sellist hommikupoolset vestlust lõpetada ja soovin, et meie ühiskonnas oleks rohkem mõistmist, arusaamist, vähem viha, vihkamist, rohkem mahaistumist, üksteisega rääkimist, isegi kui mõtted ei kattu, et jõuda mingitele kompromissidele ja nii edasi, ja seda oleks vaja kogu ühiskonnas kõiges sektorites, kaasa arvatud poliitika, nii et mina soovin sulle igal juhul täna ilusat kolmapäeva ja võib-olla siis said mingisuguseid mõtteterasid siit ka minu väljaütlemistest. Aitäh sulle, et sa seda postitust siis vaatasid. Tšau!